Ketodieet on põhimõtteliselt süsivesikute vaba toitumine. Toiduvalik koosneb peamiselt rasva- ja valguallikatest ning väga madala süsivesiku sisaldusega taimedest. Täiesti ebavajalik tervele inimesele ja isegi ohtlik nendele, kellel on toitumise poolt mõjutatud tervise eripärad või terviserikked. Võid pidada ketodieeti, kui sa oled terve inimene ja sulle mingil põhjusel ei meeldi süsivesikud. Sealhulgas marjad, puuviljad, kartul, riis ja nii edasi, ehk siis tervislikud süsivesikuallikad, lisaks ebatervislikele. Tervel inimesel võib esineda peavalu, nõrkust, hajameelsust ja muidugi halb suhe toiduga, kui sa pead mingit toiduainegruppe välistama hakkama. Ja terviseriketega inimestel ma soovitan kindlasti pöörduda arsti poole, mitte hakata ennast ketodieediga ravima. Ära üldse pea ketodieeti, kui sa oled terve inimene või kui arst pole sulle seda määranud kindlal põhjusel. Populaarne on ketodieet sellepärast, et reklaamides lubatakse sulle kõike head ja paremat ja väga kiiresti. Aga tegelikult saavutad täpselt selle tulemuse, mida sa soovid, tasakaalustatud tervisliku toitumise abil ja palju lihtsamini ja palju kiiremini. Eks igas asjas on midagi head ka. Aga kui panna ketodieet võrdlusesse tervisliku tasakaalustatud toitumisega, siis ketodieet enam nii hea pole. Üldiselt on niimoodi, et iga sõna, mille taha on kirjutatud dieet, on jama või halb ja sellepärast ongi minu toitumiskava saanud nime Elu ilma dieedita, sest see pole halb ega see pole jama. Leiad minu toitumiskavast sadu maitsvaid, tervislikke tasakaalustatud retsepte, et sa saaksid ennast hästi tunda ning saleneda. Liitu kohe! Ciao!